Otse Pariisist. Generalstaadid kogunesid esmakordselt 175 aasta jooksul. 5. mai 1789 Versailles. Täna kogunesid Versailles lossisaalis esimest korda pärast 1614. aastat Prantsusmaa generaalstaadid, et arutada riigi süvenevat majanduskriisi ja rahva kasvavat rahulolematust. Kuningas Louis 16 kutse peale on siia saabunud esindajad kõigist 3 seisusest: vaimulikud, aadlikud ja 3. seisus, mis koosneb linnakodanikest ja talupoegadest. Versailles lossisaalis on õhus pinge, sest 3. seisus on selgelt nõudmas suuremat poliitilist mõjuvõimu. Nende hulgas levib idee, et senine hääletamissüsteem, kus igal seisusel on vaid üks hääl, on ebaõiglane. Kuna vaimulikud ja aadlikud hääletavad enamasti ühiselt 3. seisuse vastu. Paljud rahvaesindajad soovivad, et hääletamine toimuks isiklikult, mitte seisuste kaupa. Kuningas Louis 16 avas istungi piduliku kõnega, kuid tema kõnedes ei mainitud otseselt maksureformi ega muid konkreetseid meetmeid kriisist väljumiseks. See on tekitanud 3. seisuses pettumust, kuna nende ootused olid suured. Mõned esindajad, sealhulgas tuntud advokaat ja poliitik Emmanuel Joseph Sieyès, on juba välja öelnud, et rahva tahe peab saama riigi valitsemises määravaks. Kuigi generaalstaadid on nüüd ametlikult kogunenud, ei ole veel selge, kas see viib reaalse reformini või muutub hoopis võitluseks kuningavõimu ja rahva nõudmiste vahel. Järgnevatel päevadel võib oodata tuliseid arutelusid ning võimalik, et just siit saab alguse uus ajajärg Prantsusmaa ajaloos. Jääme Versailles'e olukorda jälgima ja anname esimesel võimalusel uusi uudiseid. Tervist, kallis Prantsuse rahvas. Täna olen teid kutsunud kokku koostöö nimel. Mõistan, et rahvas ei ole minuga rahul ja soovin kõigest südamest oma mainet teie silmis parandada. Tean, et meie hirgav rahvas on võimeline vahvustavaks koostööks, mis soosiks meile kõrgemat kvaliteeti arvijale ning tugeva seisu üldises maailmapildis. Kutsun teid üles käituma üksteisega väljaslikult. Kus said kõik reformi ettepanekud? Poliitiline võim saab ju alguse rahvast. Kuhu need jäid? Kõik elu tähtsad asjad teeme ju ära meie 3. seisus. Kallis lihtrahvasaadik, ma mõistan teie vaatepilti, kuid meie teeme riigis siin niimoodi asju. Ei, 3. seisus esindab kogu rahvast. Teie jutt on täielik pläma. Vabandage, aga kuidas te räägite meiega? Ma saan aru teie vaatepildist, aga ikkagist kuningas tunneb, et niimoodi on asjalood, siis on niimoodi. Ma saan aru teie murest, aga ikkagist see ei ole õige, mida te praegu teete. Te ei mõista. Meid on kordades rohkem kui teid ja meil on ikkagi. Teie olete saadik. Jah, kas minu seljal on kordades rohkem rahvaid kui teil? Vabandage, lihtrahvasaadik, aga te olete kõigest täiesti valesti aru saanud. Lugupeetud kuningas, kuidas olen mina kõigest täiesti valesti aru saanud, kui teie privileegitud seisus ainult kasutate teiste loodud produkte, ise te ei tee mitte midagi? Ei, vabandage, teie lihtrahvasaadik. Teie üritate praegu oma olematud võimu ära kasutada sellega, et üritate ise saada kunniks ja üritate olla see, kes käseb poobe laseb, aga see ei ole õige, niimoodi ei käi asjad. Vot, aitäh, kallis vaimulikus, seda meil ongi vaja. Eraldiseisvad kogu, rahvuste kogu, kus meie 3. seisus saame valitseda kõigi teie üle, sest just nii ongi õige. Ei! Jaa, kas sa kujutad ette, kui palju kasu see meie riigile tooks? Mida sa karjud minu pihta? Ära karju minu pihta! Sa ei mõista, sa lihtsalt ei Kord! Ole veidi palju! Kord! Jaa! See tooks nii palju! Oh my god! My Sheila! Tere taas, lugupeetud generaalstegid. Mul on väga hea meel, et me oleme kõik suudud maha rahuneda. Kaud me nüüd jäämegi. Maksureformi! Jälle sa ei räägi mitte midagi nendest austatud kuningas, kuidas te saate neid teha? Jälle te kehtestate mingid lollid maksud ja meie peame neid maksma. Meie 3. seisus. See ei tähenda, et me oleme enamuses, ei tähenda, et me peame kõik teie eest ette taha enne tegema. Miks peame ainult meie neid makse maksma? Miks sa ise neid makse ei maksa? Sellepärast, et Jumal on loonud teid neid maksma ja see on õige. Te peate kuulama Jumala sõna. Jumal on loonud kõik seaduseks, mõtleks see, mis siin riigis toimub, on täielik absurdsus. Te peate olema Jumala kartlikud. See ei käi niimoodi. Te lihtsalt peate kuulama teda. Te satute muidu valesse kohta.
mina olen see nõudnud piiblist lugesid, see mida sina siin jõuad on täiesti leeriks. aga miks sa üldse karjud minu pihta? Mulle ütleb jumal ole vait praegu, sinu kuradi et sa ei ole kirja komandast. Viskas minu pihta. Habbi. see ongi märk. see on märk, et kolmas seadus ei peaks mitte... ei, see on märk, et just meie peaksime kogu võima endale saama. ei, sa oled nii puhtuga ole vait. niimoodi ütles mulle jah. Ütlen jah. Elagu plats ja võidab ükskord võidame me niikuinii. Les aristocrates à la lanterne, ça ira. Viies mai, täna, 107. Oota, kuule, 107. Ei. Kuulisid Versailles sul isiklikult, mitte seisista käib. oota, mis ma ütlesin? Mida te karjute minu pihta? Mitte meile, meie eksamaks me oleme juba kas ma peaksin väga närviliseks muutuma jälle maksust. see on väga õige, miks te lähete nii? aga miks sa üldse karjud minu pihta? Minule ütleb jumal praegu, et sina ei ole mingi aastastajas. Sa oled laita!